2006 Torino, no see oli tohutult selline kuidagi ärev aeg, nagu ise oleks seal radadel, kuigi ju ei olnud. On meeles see pühapäev, kui ma olin kodus, ma arvan, et kõik Eesti inimesed vaatasid seda. Kasvasin üles Eesti sellisel suusatamise kuldajastul ja Kristiina oli selline tugev, ilus iidol kõigile, ma arvan, tütarlastele, kes olid spordist huvitunud. Mul on meeles, et ma vaatasin koos minu emaga, kes oli, ma arvan, et Kristiina Šmiguni kõige suurem fänn. Sest tema kirjutas oma märkmikusse kõik üles. Kus Kristiina sõitis, mis tema aeg oli, kellega ta võistles, nii et see oli nagu meie pere loost üks osa täiesti. Mäletan väga hästi, kuidas ta sinna finiši sirgele tuli ja selle mingisuguse ekstra jõu ja poweri endas leidis ja kuidas sai kaasa elatud ja tõesti nagu karjutud seal teleka ees, et tegime ära, et see on nagu just ühis selline võit. Nutt oli endal kurgus, kui Kristiina selle esimese kulla sealt võttis, et see oli väga ilus. Kui see teine kuld tuli, siis ma olin tööl Tallinnas. See on ka meeles. Värske ajaloomuuseumi direktor, terve seltskond vaatas Kristiinat töö ajal. Koolis toodi telekas välja kuskile eesruumi, nii et rahvas sai minna tundide ajal vaatama, kuidas sõidavad meie sangarid. Mul üks kolleeg läks lihtsalt välja toast. Meil oli taga üks väike telekas, ütles, et tema närvid enam vastu ei pea. Aga ei, muidugi see oli üks suur pidu ja rõõm pidu oli ka pärast. Ma tean, et see oli tema enda jaoks väga oluline, et ta just selle klassikalises stiilis ka saaks selle kulla, et see on just kui eestlaste selline leivanumber. See oli niisugune äärmiselt tugev emotsioon. Esiteks oli see, et üks sportlane ennast niimoodi ületab, et seda nagu on isegi raske sõnadesse panna ja siis tuli niisugune uhke tunne. Et see on ju meie Eestimaa tüdruk, kes on äkki meie Eestimaa viinud maailma. Tundus tõesti, et selline üliinimene, et kuidas see üldse võimalik on, et mina tahan ka selline olla, kui mina suureks saan. Uhke tunne on vaadata Eesti lippu ja Eesti naist nii kõvasti pingutamas ja et ka see pingutus saab tasutud. Lembitu Kuuse ütles, et me elame imelisel ajal, selle ülekande ajal, siis nagu ei oskagi midagi rohkemat enam öelda. Ma arvan, et terve Eestimaa läks peale seda suusatama. Ma ise läksin ka suusatama seetõttu, et niivõrd head eeskujud olid ees olemas ja kes ei tahaks siis nende moodi olla ja kõike seda ise kogeda ja olla ka seal teleekraanil ja kiiresti suusatada, et mina tahtsin ka seda. Tema oma meeletu tahtejõuga ja selle soovi ja tahtega ära tegi, oli palju kordi suurem, kui võib-olla tehti riiklikul tasemel. See väikse kõhna Eesti tüdruku panus Eesti teadvustamisse maailma oli äärmiselt suur. Kristiina kindlasti on mänginud sellist võtmerolli nagu üldse unistada millestki suurest, ma arvan. Kui tuled sellisest väikesest riigist ja meil ei ole võib-olla suurriikidega sarnaseid võimalusi, aga nähes, et see on võimalik ja on võimalik tulla siin ja ollagi maailma tipus ja oma ala selline valitsev tegija. Et see paneb ka ennast suurelt unistama. Suured tänusõnad Kristiinale, et ta sellise vägiteoga on hakkama saanud ja andnud ka teistele sellist powerit juurde, et ise midagi korda saata.